Minu kõrval on Mikk Meresmaa, 2025 aasta Muay Thai Eesti meister. Mikku, valmis sa oled? Üsna tõsise näoga seisad täna? Olen tõsine ja rõõmus ka, väga valmis selles suhtes. Väga meeldiv, et sellise võimaluse osaliseks sain Road to League'il osaleda, nii et väga tunnen hea. Kuidas sa valmistunud oled? Nagu ka eelmises intervjuus öeldud, väga palju jooksule need rõhkud seekord pandud. Ma tean, et mu võhm on hea, aga alati saab seda ka arendada, nii et... Ometigi sulle see jooksmine tegelikult eriti ei meeldi, sa ütled, et aga sellest hoolimata tuleb seda teha, mida peab tegema. Täpselt, et ütlen ausalt, ei meeldi, aga kuna distsipliin on niivõrd hea, siis seda on tehtud suure küllaga, nii et ja muidugi eratreeneriga lapasin, et väga hästi on läinud. Kui palju sa tegeled selle mindseti poolega, et selles mõttes see, et te kõvad trennihundid olete kõik ja teete selle töö ära, mida kehaga on vaja trennis ära teha, see on teil tehtud, aga kui palju sa selle peale mõtled, et kuidas hoida sisemist tasakaalu? Ma ütleks, et trenni pool pigem ongi see trenn just aitabki mul ka seda mentaalset poolt siis arendada, et ütleme, jooksma ei taha minna, sa ikka lähed, siis juba ka mindsetile aitab kaasa, nii et ma arvan, et see trenn aitab ka mentaalse poolel kaasa, ütlesi. Kui palju see mindset loeb siin, kui tehakse face of face'i? Mis on need mõtted, mis siis peas käivad? Kas mõnikord võidetakse matš face of face'i ajal ka? Kindlasti, aga no veel sellisel tasemel sellist suuremat biifi võib-olla ei ole nagu siin suurematel üritustel, aga ma pigem mõtlen, et juba tahaks ringi, et mina olen valmis, jah. No me sind kaua kinni ei hoia, juba tahaks noor mees ringi, juba homme Road to League toimub Keilas ja palun sportlastele kaasa elama. Aitäh!